Tere tulemast Libraluresi lantide tutvustamise sarja 3. episoodi. Eelmises osas saite näha Embryon Shadi. Olete ilmselt juba näinud ka Kraken Shadi. Täna on aeg tutvustada Embryon Twisterlat. Eelnevates osades saite näha meie Predator-seeria lante nagu Kraken Shad ja Embryon Shad. Täna tutvustame teile Embryon Twistyle'i, mis on lant Twister tüüpi sabaga. See on lant, mis tekitab vees korralikku segadust. Ausalt öeldes alustasin ma noore poisina just selliste twisteritega kalapüüki. Ja see ongi hea soovitus noortele kalameestele, kui nad tahavad alustada spinningupüüki, proovida just Embryon Twistyle'i, lihtne lant kasutada ja juhtida, aga samas väga tõhus. See ei muuda aga fakti, et juba saame tagasisidet ka võistluskalameestelt, kes samuti soovitavad seda lanti soojalt. Meile pole vaja seda soovitada, aga peame teile sellest rääkima, sest mitte ainult ahvenad, vaid ka võistlushaugid ja koha võtavad seda lanti väga hea meelega. Lisaks oli mul juba kevadel pärast Ribomania 2024 messi võimalus selle landiga püüda. Esimese asjana võtsin selle kaasa forellile ja olin tõesti üllatunud, sest selgus, et kalad ei rünnanud usse, vaid kõigepealt just Embryon Twistyle'i. Ja nüüd eriti oluline märkus noortele kalameestele. Kui te unistate sellest, et alustada oma spinningupüügi teekonda, siis just Embryon Twistyle on vastus küsimusele, millest alustada. Selline lant on väga lihtne kasutada, mida kohe ka näitame, aga lisaks pole selle tüüpi lantide puhul tehnika nii oluline kui muidu. Muidugi on sellel tähtsust, aga see pole kõige olulisem. Ainus, millele peate keskenduma, on see, kuidas lant korralikult varustada ja lihtsalt vette visata. Seejärel hakkavad ahvenad, hauged, koha või nagu minu puhul forellid väga meelsasti just Embryon Twistyle'i ründama. Alustame seekord erandkorras erinevustest. Siin on meil Embryon Shad ja siin Embryon Twistyle. 3-tolline suurus, 2,5-tolline suurus. Täpselt nii. Twistid on veidi teises mõõdus kui just Embryon Shad või Kraken Shad. Embryon Twistyle'il on sarnane jämenemine, kuid see lõpeb juba twisteri sabaga. See teebki nii, et noored kalamehed, kellest ma just selle video alguses rääkisin, piisab, kui panete sellele õrna ligipea, kõige lihtsama ja visates sellist lant ühtlase kerimisega, saate juba edukalt püüda selliseid kalu nagu ahvenad, koha või haugid. Tasub mainida, et ma juba näitasin Embryon Twistyle'i 2,5-tollises suuruses, kuid see pole sugugi selle seeria kõige väiksem lant, sest meil on veelgi väiksemaid just, mul ongi raske seda kaamerale näidata. Meie brändi lapsuke ehk Embryon Twistyle suuruses 1,75 tolli. Lihtne väike twister, millega saame nüüd tõhusalt püüda ahvenaid kohtadest, kus nad just sellist tüüpi peenikest saaki jahtivad. Eriti siin teeb see värv 003 tööd, mis on tore. Siin on samuti ujuv materjal ja see lõhnab nagu kala. Kindlasti hakkab see teie püügikohtades kala tooma. Te peate ise selles veenduma. Ja kui rääkida nende lantide pakenditest, siis leiame need just sellistes plistrites. 2,5-tollises suuruses on pakis lausa 10 meie lanti, samas kui 1,75-tollises suuruses on Predator-sarja kummilante lausa 12 tükki. Mis on äge, selline pakk annab meile tõesti palju lante, et edukalt püüda igasuguseid röövkalu. Ja mis on veel hea, need landid, kuigi nad on väikesed, on valmistatud ka vastupidavast materjalist, tänu millele ei pea me ahvenaid püüdes oma kummi kohe prügikasti viskama, vaid saame rahulikult edasi püüda, sest see lant on tõesti mõnusast ja vastupidavast materjalist. Ja pidage meeles, et kalastustarvete poed võivad neid lante müüa ka üksikult. Tänu sellele saate ise erinevaid komplekte kokku panna, et teil oleks erinevad suurused ja värvid olemas, nii et võite vee äärde minna ja kõik vajalik on kaasas, ilma et peaksite liiga palju raha kulutama. See on tõesti hea variant, eriti kui te alles alustate spinningupüügiga, nagu ma varem mainisin, aga saame ka tagasisidet, et just see Embryon Twistyle tekitab võistlustel palju elevust ja tihti saadakse toredaid võistlushaugi, keda saab kiiresti püüda näiteks pillirooääri või muid kohti läbi loopides, kasutades igipead ja wolframkaalu ning nii saab rahulikult ka haugi püüda. Ja nüüd liigume selle landi rakenduste juurde.
Kui püüame tšeburaška peaga, saame lasta landil põhja vastu koputada, mis meelitab tõhusalt ahvenaid või teisi röövkalu ründama. Järgmine lahe lisavõimalus, mida saame selliste lantidega püüdmisele juurde anda, on kolmnurkne tinapea. See muudab meie landimängu iseloomu täielikult. Varsti näete vees, kuidas see välja näeb. Muidugi ei ole see kohustuslik võte, aga vahel tasub vee ääres katsetada ja omada selliseid peakesi ning proovida just niimoodi püüda. Vaatame, kuidas see vees töötab. Ja viimane tänane rakendusviis on nedrik ehk lamepea, mida olete ilmselt juba varasemates osades näinud. Siin on meil Twisteila embryo, suuruses 2,5 tolli, värv elektro. Sellise landi asetame põhja peale ja kalad ründavad seda väga meelsasti. See töötab eriti hästi just talveperioodil. Eriti see värv Zero 20 elektro. Pange see endale meelde, sest see on üks paremini nähtavaid värve, eriti just talveperioodil. Vaatame nüüd, kuidas see vees välja näeb. Ja kuulge, nagu igas eelmiseski osas, ootab teid väike loos. Võita saab 2 Predator seeria lantide komplekti ja ainus, mida peate tegema, on anda noortele võimalus end TikTokis näidata. Ainus, mida peate tegema, on sellele videole siin YouTube'is päriselt like panna. Peate ka likeima loosipostitus TikTokis, mille ma panen üles juba selle video esilinastuse päeval, aga lisaks peate kommenteerima, miks just teie peaksite võitma. Valime välja 2 kommentaari ja soovime teile edu. Ja nii olemegi selle videoga lõpuni jõudnud. Oleme juba rääkinud Twisteili embryost, Shada embryost ja Kraken Shadist. Oluline on see, et ees ootavad veel Bass ja Trout seeriad, nii et kindlasti pange sellele YouTube'i kanalile tellimus peale. Jälgige ka meie Instagrami, Facebooki ja TikToki. Seal anname teada kõigist uudistest ja kõigist materjalidest, mida teie jaoks ette valmistame. Lisaks, kui vajate rohkem teavet meie lantide kohta, siis meie kodulehel olev kataloog on alati teie jaoks olemas ja seal saate julgelt vaadata kõiki lante, mis on olemas ja mis tulemas, kuidas neid varustada ning millega neid raskemaks teha. Kohtumiseni järgmises videos!